Nii, venitustreening, umbes 45 minutit. Olen koos 4 Eesti koondislasega Kärdla põhikooli võimles. Kõigil on soojendus tehtud ja alustame venitamist ülevalt allapoole, siis hästi palju on jalgadele ja vaatab natukene kerele ka veel lõpuks. Aga alguses seisad rahulikult püsti, paned pea ühele küljele, venitad kaela ja teiselt poolt käega saad tõmmata õlga madalamale, nii et kael hästi veniks. Siis lõug rinnast läbi pea teisele poole. Samamoodi käega saad tõmmata, et õlg madalmal oleks, et rohkem veniks. Pea püsti, vaatad ühelt poolt üle õla ja teiselt poolt üle õla ja veel korra. Siis lõug rinnalt läbi, poolkaar eest. Kui olete palju arvuti taga istunud, siis võib olla kael kange. Ja nüüd poolkaar tagant. Võtad õlaringid. Ühtepidi oli alguses, nüüd on teistpidi ka. Paned käed kõrvale, teed väikseid ringe, ühtepidi ja teistpidi. Ja nüüd läheb nende ringidega suuremaks, tulevad tavalised käteringid ja tavalised käteringid teistpidi. Võtad selja tagant sõrm seongusse, tõstad käed võimalikult üles ja kui ettepoole kummardad, siis saad neid käsi ülespoole, et siis rohkem pea poole. Mingid kohad venivad. Rinnalihas kaasa arvatud, sirgeks tagasi, lõdvestad. Käed ees, üks käsi liigub üles, teine alla, ringid. Nii kiiresti kui, mitte päris nii kiiresti, kui suudad, aga ikkagi tempokalt. Ja siis teistpidi. Kui välja ei tule, siis teed nii kiiresti, siis teed nii sellise tempoga nagu saad. Küljepainutused, täiesti tavalised, võimalikult pikaks. Kummalegi poole vaheldumisi hoiad umbes, mis ta on siis, 3-4 sekundit ühele poole kerge lõksutusega. Ja siis painutus ette diagonaali, niiviisi, et kui ma nüüd paremale painutan, siis vasakul jalal see teie tagumine lihas ka veidi venib. Teisele poole samamoodi veidi diagonaali, siimul venib rohkem tagapõlve õnnes. Veel uuesti ühele poole. Ja hoiad ka seda venitust nii kaua, kuni ma jutustan või ära vahetan. Ja teisele poole. 5 ja 5 kereringi, suured kereringid. Ja siis ülakeha liigub eest taha. Ja teistpidi ka 5 siis. Kui sa juhtumisi teed kiiremini kui mina, siis tee rohkem lihtsalt. Nüüd puusaringid, alati kui sul on paigal ainult puusad teevad ringe. Ja vahetad ka korpus, ma ei tea, umbes 6 tuli praegu. Nii. Venitad selga, võtad kätega põlveõndlatest kinni, lükkad selja võimalikult kumedaks. Ja nüüd lased käed põlveõndlast lahti ja paned käed maha ja vaatad, natukene nõksutad, et kui palju saad jalgu sirgeks. Loodetavasti veidikene. Tuled üles. Kere painutus sirge seljaga ette, nii kaua kui saad, et jalad püsivad sirged. Ja siis tuletab meelde hingamist, kui sügavalt hingad, proovi, kui
hingad sisse ja siis sügavalt välja ja väljahingamise ajal tuled madalamale. ja tõstad korra jalad. Nüüd teed põlved veidi kõverad, jalad maha ja uuesti proovid sirgemaks lükata jalgu. ja nüüd võtad jalad õlgade laiuselt ja vaatad, kui madalale kükki sa saad. ja tuled püsti tagasi või nii püsti, kui saad. ehk siis jalad õlgade laiuselt, käed hoid maas, lähed kükki ja lükkad tagumikku ülespoole. Kükki ja tagumikku ülespoole. ja nüüd teeme veel 1-3 korda ja nüüd oleks hea, kui varbad oleksid käte poole, ehk siis sinna seina poole, nina poole. Rahulikult. Oleks pidanud veel ütlema, et kui püsti ei seisa, siis hoiad seinast kinni. Nii, ja tõstad ära. Ehk siis, kui kükis olla ei saa, siis ilma abita, siis on seda abi vaja kusagilt postist või seinast võtta. Nüüd. Lühikesed reie tagumise lihase venitused, seisad jalg 20 sentimeetrit kandvarbast ettepoole, tagumine jalg läheb veidi kõveraks ja painutad ennast ette, siis mis sellik see siis nüüd on, kõvera seljaga ja saad reie tagumisse lihasesse ilmselt venituse. Vahetad jala, 20 senti ette, põlv on veidi kõver, lõdva seljaga reie tagumine lihas venib. Nüüd vahetame jala uuesti, kaugus on sama, aga nüüd on ees varvad püsti. Ja nüüd venib ka siin sääres põlve algas, kuidas kellelgi. Vahetad jala, samamoodi, jalg ei ole väga kaugel, varvas püsti. Ja nüüd, kui te olete nii väikese kaugusega jalad üksteisest, siis ma kujutan ette, et kellelgi ei ole tagumise jala varvas kusagile väljapoole, vaid oli otsa. Lõdvestad ära. Pikk väljaaste ette. Nii, 90 kraadi umbes, taga on põlv maas. Vastaskäsi jala kõrvale ja kerepööre. Sama poole käsi jala kõrvale ja kerepööre. Ja hoiad. Teedki sama aeglaselt kui mina. Ehk siis seal üleval pingutad ennast. Veel. Ja üks kord veel. Selle sama jalaga ees. Nii. Teine jalg ette. Astudes umbes 90 kraadi on ees. Vastaskäsi on jala kõrval. Merepööre. Sama poole käsi kõrval. Nendel on siis hea, kellel on head pikad käed. Tundub, et see kerel ei mõju üldse, siis pingutad lihtsalt rohkem, et see käsi läheks tahapoole. Kellel on hea liikumus, viimane kord veel, kellel on hea liikumus, sellel läheb käsi märksa kaugemale kui minul on praegu. Ja viimane, oli see. Nii, nüüd tahame venitada siit seda jalapealset. Tuled, kuidas kellelgi jalapealsed painduvad, tuled nii, et saad siia jalapealsele venitusele. Enne kui me läheme jalgadele istuma. Seda saab püsti ka teha.
vahel püsti teinud, aga praegu näitab niiviisi. Vahetad jalad, teisele ka pane. Baleriini mäkata istud, mitte ei istu, põlved on maas, varvad on maas, rullid ennast, saad kükki rullida ja tagasi põlvedele. Saad ennast kükki rullida ja tagasi põlvedele ja varvad on jätkuvalt otse, kükki rullida sinna tagumikule jalgadest lahti. Kui on kükki minna raske, siis võtad käed ette. Nüüd istud omal pöidadele, näiteks saavad. Ja teeme kerepainutusele ühele poole ja teisele poole. Ja teisele. Ja nüüd istud, proovid istuda ühele poole kõrvale jalgadest ja teisele poole. Niiviisi, et paremale poole istudes on parem kannikas maas, vasakule poole istudes vasak kannikas. Veidikene kõrvalihased ka. Ja viimased korrad. Väga hea. Istud harkistesse. Jalad on laiemalt, kui on õlad. Ühele poole põlved maha, teisele poole põlved maha. Põlv peab saama maha minna enne, kui kand vastu tuleb. Nüüd võtad käed maast lahti, teed sama asja ilma käteta. Ja millegipärast liigun ettepoole siis. Ja vaatad, et need põlved sinna maa suunas, just mitte maha, siis vähemalt siin pürgivad sinna maa suunas minna. Väga hea. Ja nüüd peaaegu sama asi, põlved kõrvale ja tuled üles ja venitad siit jõuda nimmelihast. Põlved kõrvale, üles, jõuda nimmelihast venitad. Ja puusaliikuvus. Ja üles tulles suru puusa ettepoole, nii et siit see nõude nimmelihas veniks. Valmis. Siis siin all oleme, tuled laia kükki. Varbad vaatavad väljapoole, põrved vaatavad ka väljapoole. Varbad on väljapoole, kui saad. Siin jalgade vahel olles ühele poole kerepööre ja teisele poole kerepööre. Ja vaatad käele järgi. Vaatad käele järgi, siis sa pead päriselt ka keret pöörama, mitte ei ole ainult käe vehkimisega. Nii, aitab küll. Siin samas asendis käed maha ja proovid jalgu selgeks lükata ja tagasi. Teeme kohe mitu korda. Võib-olla, et mingid kohad naksuvad, nagu mul. Oli 3, teeme 6 korda. 4, 5 ja 6. Nii, nüüd läheme kõhulimati peale. Täitsa lebame rahulikult mati peal. Tõstad ühe jala ülesse. Põlv natukene on teisest jalast kaugemal ja nüüd
tood hüppeliigese ühele poole ja keerad selle väljapoole. Ühele poole ja keerad väljapoole. Ja nüüd, kui väljapoole keerad, siis surud ja leia üles see lihas, mis seda jalga sinna väljapoole keerab. Kus kohas see on? Mingisugune tuharalihas teeb tööd kusagil siin sees. Et see väljapoole keeraks. Teed veel 3, 2, 1 ja aitäh. Teine jalg üles. Põlved on veidi kaugemal üksteisest sissepoole ja väljapoole. Kasutad jõudu selleks, et see sinna keeraks. Samamoodi võid leida, kas leiad selle lihase, mis seda keeramist teeb. Ma leidsin. Teie teete, mina pööran. See on üsna siin puusa juures. 3, 2 ja viimane. Hästi. Tuled istuma. Üks jalg on ees, teine jalg on sisetallaga vastu reie seesmist lihast. Ja siis vahetad nii, et on teine jalg sirge ja teisel jalal on tald vastu reie sisemist. Ja õhus vahetad. Nii. Siin juures olevad ei ole probleemi. Võib juhtuda, nagu näiteks minul, et ma tunnen, et paremal jalal tuhar ei veni üldse maru hästi. Nõuab ilmselt ka veidi kõhulihaseid, et see õhus vahetus õnnestuks. Hästi, see läks hästi. Nüüd teeme ühe testi. Lähed selini, jalad sirgelt ja vabalt ja nüüd tõstad sirge jala üles, nii et alumine jalg püsib ka vabalt maas. Kas tuleb 90 kraadi või tuleb mingi muu väiksem nurk. Natuke saad ka jõudu kasutada, aga maas olev jalg peab maas olema. Ja vahetad jala ja teisel. Mõlemad jalad on sirged. Ja vahetad veel korra. Ja vahetad veel korra. Nii. Ja nüüd, kui me oleme juba selili, siis seljale painutust, varbad võimalikult maha ja tuled istuma. Rullid ennast nii, et varbad lähevad maha ja tuled istuma. Ilma, et kandu vastu maad peksaksid. Nii. 2 korda veel. Nüüd tuletad meelde see eelmine liigutus, mis oli, et üks jalg oli sirge, teine jalg oli hüppeliik või sealt tallaga vastu sisereit. Nüüd painutad lähed taha ja tuled sellesse asendisse istuma. Taha. Ja üks jalg kõveraks, teine sirge. Rahulikult. Kehale peab mingid käskused andma, et jalad toimiksid. Viimased ja viimane kord. Ja viimane kord. Nii. Nüüd tõkkeiste. Istud täitsa tavaliselt tõkkeistes. Üks jalg sirge,
teine on umbes 90 kraadi, ma kujutan ette, et mõnedel on see nurk päris väike jalgades ja teistel tuleb normaalselt 90 kraadi. Painutad ennast kõverajala poole ja painutad ennast sirgjala poole. Mõned saavad kõhu vastu jalga, meie tagune lihas venib. Uuesti kõverjala poole ja sirgjala poole. Vahetad rahulikult jala ja jälle kõverjalga jala poole ja sirgjala poole. Mitu korda me tegime enne? 3 korda. Teine ja 3. Ja tõstab korraks. Ja nüüd, kui enne vahetasime õhus jalgasid ühtpidi, siis nüüd on teistpidi. Oled ühel pool tõkkeistes ja tuled üles ja nüüd peaks saama ilma käteta teisele poole tõkkeistesse. No nii, ega väga lihtsalt ei õnnestu. No. Selgub, et üks jalg läheb paremini kui teine. Kondikolin saalis. Selgelt ühe jalaga õnnestub mul paremini kui teise jalaga. Mingisuguseid lihaseid on vaja aktiveerida selleks, et see teine jalg ka keeraks. Kummalegi veel 2 korda. Minul on viimane. Tasapisi läks teine paremaks. Nüüd see, mis oli enne, et kerisid ennast selili ja tulid istuma. Nüüd tuled selili ja tõkkeistesse istuma. Selili ja tõkkeistesse istuma. Kaamast väljas. Ja vajaduse korral kasutada käsi ka. Nüüd kummalegi veel korra. Nii. Valmis, see asi. Tuled üles ja kükki, aga sellisesse kükki, et on üks jalg välja sirutatud kõrvale. See teine jalg, mis on kõver, see on ilmselt maast lahti kannast. Kand on veidi maast lahti. Sirgel oleval jalal keerad varvast ülespoole ja tagasi. Vahetad jala. Varvas venib lihtsalt siit seest ja siis keerad varba ülesse, venib natuke teise koha pealt ja keerad edasi tagasi. Nüüd järgmise asja puhul peavad mõned ilmselt käteabi kasutama, ehk siis algasend oled siin harki kükis, nii et põlved on laiali ja nüüd pead ühele poole jala sirgeks lükkama, tagasi tõstma, teisele poole jala sirgeks ja tagasi. Keslen õnnestub täis tallapüü. Seal püsida on suurepärane, minul ei õnnestu väga hästi. Teemaks on puusa liikuvus, jalgade jõud ka veidi. Ja kummalegi veel korra. Ja valmis. Tõdastab korra jalad. Nüüd venitame meie eesmist
tuled matile, ees olev jalg on toeks, taga oleval jalal võtad varbast kinni, suruta tagumikku ja vaatad, kui ette sa saad minna, aga mitte nii, et kõht läheb reie peale, vaid kere on kogu aeg otse. Et siis puus läheb ettepoole. Jätka anda tagumikus alustas. Siis tuled veidi tagasi, kand tagumikust välja aga ikkagi hoiad kinni ja siis liigud puusaga ettepoole. Erinevad kohad reiest venivad. Uuesti kand tagumikku, mis koht siis venib reiel. Tagasi kand tagumikust välja ja uuesti jätab poole. Nüüd ees oleme jalg sirgeks ja reie tagumise venitus. Ja nüüd vaatad ka, et ei keera ennast midagi viltu ära, vaid kere on täiesti otse. Vahetus, teine jalg ette, kand tagumikku ja kui palju ettepoole saad sirge kerega minna. Kand tagumikust välja ja lähed kerega ettepoole. Uuesti kand tagumikku ja liigud puusaga ettepoole. Ja siis kand tagumikust välja, liigud puusaga ettepoole. Aitab küll. Lõdvestad natukene teistsugust liikuvust, seisad, jalad enam-vähem üksteise taha, kere jääb otseks, tuled alla, nii et põlv läheb kanna juurde maha ja tuleb üles. Teed 1-5 korda ühele poolele. Ja oleks, kui üles tulles lähed seal taga oleval jalal kand maha. Vahetad jala, enam läheb ühele joonele. Ja proovi nii, et sa saaksid sealt kanna maha taga oleval jalal. Ja kere on kogu aeg püsti. Viimane veel. Aitab küll. Nii. Siis tuled uuesti istuma. Kuidas me nüüd teeme? Kõik osa jah, tõkke istesse. Kes saab niiviisi, et ta hoiab sirge jalg ees, vastaskäega siit jala välisküljest ja siit selja ja külje venitus. Kes ei saa sirge jalaga, paneb põlve veidi kõveraks ja venitab siis selga. Ja ühtlasi ilmselt venib ka reie tagumine. Oluline on saada siia seljale venitus. Vahetad jala. Vastaskäega siit tagant kinni. Ja venitad. Venitad selga või vajadusel võtad jala kõveraks. Ja natukene oma keha asendi muutmisega saad mõjutada seda, mis koht venib. Nii. Tuharalihase venitus, aga teeme seda niiviisi. Istud, paned hüppeliigese põlvele ja nüüd teise käega lükkad seda õhus olevat põlve kaugemale endast. Lükka põlve kaugemale endast. Kui
siis suudad tasakaalu hoida nii, et see maas olev jalg tuleks lähemale. Vahetad jala, ei tunne midagi, jah. Ehk siis põlv peab minema võimalikult kaugele. Kui põlv sul seal rinna all on, siis ei veni midagi. Ja kui põlv läheb kaugemale sinnapoole endast, siis venib rohkem siit tuharalihasest. Nii, tuharalihasele veel. Tuled maha nii, et ees on jalal väike nurk, istud siia kanna taha, kes saab, kes ei saa. Alguses oled kerega põlve peal ja siis tuled kerega põlve ja hüppeliigese vahele. Ja tagumikku proovid maas hoida. Veel rohkem hüppeliigese poole, ehk siis sinnapoole. Tõsta käsi veel, veel. Kas nüüd hakkas rohkem tunduma? Vahetad jala, et siis jalal on ees väike nurk ja kere peab minema põlve ja hüppeliigese vahele ja taga olev jalg on ka sirge. Kui ei õnnestu täpselt niiviisi, siis teed ikkagi sellise venituse, et sa saad siia väliskülge tuharasse venima. Nii hästi, kui saad. See on üks osa tuharalihasest venib niiviisi. Nüüd peaaegu sama asi, aga eesolev jalg on suurema nurgaga, ütleme niiviisi, et 65-70, et toetad ennast ka kätega. Keha hoiad mitte igatahes põlvest väljapoole, vähemalt veidikene põlvest seespool. Vaatad, kui palju madalamale sa saad. Kui keegi suudab siit maha istuda tagumikku, see ei ole variant. Niiviisi ei ole õige, vaid on kere ja põlve ja hüppeliigese vahel. Ja kätega toetad. Ja vahetid jala. Umbes 70-kraadine nurk. Kere on põlve hüppeliigese vahel. Ja nüüd venib seal tuharalihases mingisugune teine koht kui enne. Ja valmis. Võtad oma rulli.